tänasel pühapäeval, kui kadumatud ja kaduvad aarded asetatakse meie silme ette, siis eriliselt tõuseb nendest kadumatutest aaretest esile armastus. Jumal on armastus, kuulsime, kas Joonas luges esimesest Johannese kirjast. See võib meile tunduda esialgu sellise suure sõnana, Jumala kohta ikka ütleme selliseid suuri asju, kõige vägevam, kõikjal olev, looja ja nõnda edasi. Vahest tekib see tunne, et need ongi sellised sõnad või loosungid. Aga tegelikult see, mida Johannes siin ütleb, Jumal on armastus, ei ole loosungi pärast või lihtsalt öeldud sellepärast, et kõlab ilusti. Sellel on väga sügav sisu. Sõnal armastus on tegelikult sügav sisu. Erinevates keeltes, kui otsitakse see kaunimat sõna, siis ikka öeldakse, et see armastus on kõige kaunim sõna selles keeles. Sakslase ja prantslase jaoks on ilmselt kummaline kuulda, et eestikeelne armastus võiks olla ilus sõna. Ja ega ta kõla poolest ju väga ilus ei olegi, meid saab lohutada ainult see, et soomlastel on veel kehvem sõna selle jaoks. Aga tähtis on see, mida sõna tähistab. Ja ma arvan, et see on enamikele inimestele ju aru saada, kui me räägime armastusest. Mida see endaga kaasa toob ja mida see tähendab, et me elame armastuses või oleme armastuses ja ka et Jumal on armastus. Nii et kui Johannes seda ütleb, Jumal on armastus, siis ta teeb tegelikult üsna seda sama, mis ta ütleb ka oma evangeeliumi alguses, sõna sai lihaks. Eks ole, et Jumal sai inimeseks, sai inimkujuliseks, elas inimese elu Jeesuses Kristuses. Et Jumal sai kellekski, kes tuli inimesele väga lähedale. On öeldud ka, et Johannes, selline suur sekulariseerimine. Meie jaoks see sõna sekulariseerumine kõlab, enamasti on sellises negatiivses tähenduses, see tähendab sellise religioosse ja pühaduse valla eemale tõrjumist meie elust. Aga sellel on ka teine tähendus, et just selle ilmalikkuse suunast liikumine. Ja Johannes teeb seda just selles mõttes, et ta toob Jumala inimesele mõistetavale tasandile. Jumal ei ole keegi kusagil väga kaugel ja kõrgel ja sellises abstraktsete mõistetega varjutatud sfääris, et Jumal on inimesele lähedane. Ja seesama, et Jumal on armastus, Johannes ütleb sellega, et Jumal on kogetav läbi armastuse. Ta on selle kaudu ka mõistetav inimesele. Jumal on tulnud siia maailma ja kõigi jaoks, iga inimese jaoks on ta kättesaadav läbi armastuse. 2 tahku, mida Johannes välja toob armastuse kohta. Esiteks ütleb ta, et Jumala armastus on meile justkui ette antud. See ei ole midagi, mida me välja teenime või kuidagi hangime kusagilt. Enne kui meie midagi oleme teadnud Jumala kohta või osanud mõelda tema kohta, on tema meid juba armastanud ette. Ehk et meie peale ei vaata ta sellise hindava, kalkuleeriva pilguga, et seda ma armastan, seda ei armasta, seda natukene armastan, natuke ei armasta. Vaid see on kõigile juba ette antud. See on see, millega me kõik oma elu alustades tohime arvestada. See on juba olemas. See elu, mida ma elan, see tee, mida ma käin, on armastusest mulle antud. Mitte kannatuseks, mitte nuhtluseks, mitte karistuseks, mitte kiusamiseks, vaid armastuseks. See on armastuse and. Ja kui me vahest seda ei näe või oma elu sellisel moel ei koge,
siis ei ole küsimus mitte selles, et Jumal oleks kuidagi ära võtnud selle oma heatahtliku pilgu meie kohalt ja oma armastuse eemale tõmmanud, vaid et see teine tahk, mida Johannes esile toob, on jäänud täitmata või poolikult täidetuks. Ja nimelt, Jumal on teid armastanud, armastage teie üksteist. Armastage oma vendi, armastage oma õdesid. Ja siin ei ütle ka, et armasta kogu maailma. See on ka üks midagi, mida on väga lihtne teinekord öelda. Ma armastan kõik. Aga just nimelt armasta seda inimest, kes on sinu kõrval, keda sa kohtad iga päevas. Lihtne on võib-olla armastada mõnda vaest raskustes olevat inimest kusagil Aafrikas. Ma armastan teda, ma tunnen elan kaasa tema kannatusele, võib-olla siis teen väikese annetuse ka tema jaoks. Aga hoopis tõsisemalt muutub see armastuse ülesanne siis, kui mind on kutsutud armastama seda naabrimeest või naist, kellega mul vahest on keeruline hakkama saada, või inimest oma töökollektiivis, oma ülemust, koguduse kaaslast. See ole erinevad kohad, kus me puutume kokku erinevate inimestega. Just seal tegelikult see armastus realiseerub päriselt. Ja just seal, kus päriselt on keegi, kelle kohta me võime öelda, nii nagu Kristus ütleb, et armasta oma vaenlast, kelle kohta me võime öelda, et ta on päriselt minu vastu. Ta on igatepidi minu vastu. Seal tuleb see ülesanne, et kuidas ma teda armastan. Kuidas see teoks saab ja tõeks elatud saab. Et kui maailmas on asjad paigast ära ja me leiame neid kohti ikka ja jälle, kus meile tundub, et armastust ei ole, siis põhjuseks ei ole mitte see, et Jumal oleks ennast taandanud, vaid et meie ei ole inimestena seda ülesannet armastada oma vendi täita suutnud. Kuulsime evangeeliumist täna lugu vaesest Laatsarusest ja rikkast mehest. See rikas satub siis kehva paika peale surma. Ja siis ta palub, et saadetaks Laatsarus tema olukorda leevendama või vähemalt siis teatama tema alles jäänud pereliikmetele, et nood teaksid, et elu tulebki tõsiselt võtta. Et see ei ole ainult üks selline nali ja meelelahutus. Et meie otsustest, mida me siin teeme, päriselt ka midagi sõltub. Me võime mõelda, et selles loos ka, et Jumal või kui ta on taevane armuline isa, et miks ta ei võiks siis aidata, leevendada olukorda. Ja selles kontekstis paljud täna ka küsivad, et kui on selline sõda käimas kusagil, nagu see Ukrainas praegu on, kas me saame siin rääkida tõsimeeli öelda, et Jumal on armastus? Kui ta seda oleks, kas ta ei võiks siis midagi muuta selles olukorras? Nende kannatavate laste ja naiste ja inimeste jaoks, kes elavad läbi tohutut tragöödiat praegu. Kas armastav Jumal ei sekkus? Siin on see Jumala pilt, mida me omame, järsku väga-väga tähtis. Kuidas me näeme teda? Kuidas me näeme iseennast siin selles maailmas? Kui Johannes ütleb, et Jumal on armastus, siis selle kaudu ta ei ütle mitte ainult Jumala kohta midagi, vaid ta ütleb ka meie jaoks midagi. Nimelt, et see meie ja Jumala vaheline suhe, kui ta olemas saab olla, on armastus. Ja see saab küsida ainult vabal tahtel. Meie valikutel. Kuidas me teeme, mida me teeme.
Just sel hetkel, kui Jumal võtaks ära võimaluse meil teha valesid valikuid, kui Jumal võtaks ära võimaluse sellel maailmal ja inimeludel minna täitsa metsa, kaoks ka armastus sellest maailmast. Siis me elaksime orjade elu. Või parimal juhul oleksime siis sellised lasteaialapsed, kurja kasvataja käe all, kes siis lööb vastu sõrmi, kui me puudutame midagi valet või sikutab nöörist, kui läheme teises suunas. Ja see elu ei oleks enam, või see maailm ei oleks enam maailm, kus kehtib tõsiasi, et Jumal on armastus. Ja meie elame seda elu armastuse pärast. Jumal siin ei sekku, kus on inimesel võimalik valesti otsustada. Küll aga, kui nende valede valikute tagajärjel satutud olukorda, ei ole inimene jäetud ilma lootuseta. Ja see on see suur rõõmusõnum, mida Jeesuse Kristuse kannatuse, surma ja ülestõusmise kaudu tohime kuulutada ja millele tohime toetuda. Ka raskustes, ka keerulistes olukordades, ka siis, kui meile tundub, et meie ümber on nii vähe armastust alles jäänud. See Jumala armastus ei ole karvavõrdki vähenenud. Selles ei ole midagi saanud teiseks. See on sama tugev ja võimas ja meie poole jätkuvalt suunatud. Ja sellele toetudes tohime minna läbi. Ka nendest surmavarju orgudest, kus armastust on vähe. Ka sellele toetudes me tohime näha alati valgust. Võib-olla on neid hetki, kus meil on raske endale seda teadvustada või meelde tuletada, et see armastuse seadus on selle maailma põhiseadus alati, igas olukorras. Ja sellele me tohime toetuda. Aga kui me selle endale teadvustame ja sellest jälle kinni haarame uuesti, siis see annab jõudu ja väge edasi minna. Kirikuisa Augustinus on kommenteerinud seda esimest Johannese kirja, millesse Jumal on armastussõnad sisalduvad ja just selles kommentaaris ta ütleb surematud sõnad: armasta ja tee, mida tahad. Kui see, mida sa teed, on tehtud armastusest, siis sa ei peagi küsima, kas see on õige või vale. Armastus põhjendab, legitimeerib selle teo, isegi kui see on väga keeruline ja raske. Ja seal edasi ta polemiseerib ja räägib sellest, et milline sõda on õigustatud ja milline mitte. Ja ta ütleb, et kui sinus peetud sõja ajendiks ei ole mitte vihkamine, kättemaks, hävitamine, vaid armastus oma kodumaa, perekonna, oma vendade ja õdede vastu, siis sa teed õiget asja, relva haarates ja seda, mida sa armastad, kaitstes. Rasked teemad, millega me praeguses maailmas kokku puutume ja mille juures ka me vaimulike inimestena ja vaimsete inimestena peame need otsused langetama. Aga siin on see meie tänase päeva tarkus. Meid on enne armastatud, kui meie oleme sellest midagi teadnud ja see ei lakka. Ja meie oleme oma elus kutsutud oma tegudes, oma sammudes, toimimises otsima just seda, et mida ma saan teha armastusest. Ja otsima seda viisi, kuidas ma selles paigas saan olla see, kes lähtub armastuse väest ja mitte viha, kättemaksu, kurja väest. Johannes ütleb nii ilusasti, armastus võtab ära igasuguse kartuse.
ja teeb sind lõpmata julgeks. Aamen.